nii, alusta nüüd servad kokku ja overdamiseks vaadake, et kui see kangapool on ainult kahekangaline ja siin on nagu 3 kangast üksteise peal, siis alati alustage sellest servast, kus on kolmekihiline. Ehk siis praegu alustame siit servast ja varuge kohe endale nööpnõelavadi, et kuna meie panime nööpnõeltega, siis nõelavadi kohe käe ulatusse, et siis nii kui te overdama hakkate, siis on hästi mugav kohe nii kui nõela ära võtate, ei pea seda taga ajama. Ja jällegi overdage täpselt nii, nagu me alati varem oleme teinud, et paar millimeetrit laske alati maha lõigata. Aga et see saba, niidisaba, overlocki saba tilbendama jää, võib seda ka tõmmata siia õmbluse vahele, et siis masin lõikab ta ise ära. Näete, lasen natukene lasta, õmbleb ta kinni ja nüüd taga lõikas katki. Nii. Aha, meil tuleb järgmine nööpnõel, võtame ära, et väga hoolikas peab olema, et te kogemata nõela ei lase. Nii, järgmine nööpnõel. Kõige targem on kokku lugeda, mitu nööpnõela te olete pannud, et täpselt sama palju ära ka võtate. Siin on meie viimane nööpnõel, võtame selle ka välja ja kohe on valmis. Ja kui jääb selline overdussaba siia, siis mina olen tavaliselt niimoodi teinud, et ma teen lihtsalt kõige tavalisemas sõlme siia, et ta ei saaks hargnema hakata. Nii, näete, sõlm tuli siia ja lükkan selle sõlme sinna õmblusele lähemale, siis ta ei saa hargnema hakata. Nii, et kes soovib, võib selle siit sabaga lühemaks lõigata. Nii, aga nüüd teine serv ja mäletate, et siin on jälle kahekordne kangas, mul aga siin kolmekordne, järelikult alustada tuleb kolmekordsest. Järelikult võtame selle näppu ja alustame siit. Võtame jälle nõela ära. Ehk siis täpselt samamoodi nagu ennem. Siia ka sõlmi. Nii, ja kuna meil on käärid ära jalutanud, siis lõikame siit niiviisi. Et lõpetuseks vaatame kõik 4 nurka üle. Näete, siin me niidisaba ei ole, me tõmbasime vahele, aga siin me nüüd nii kiiruga õmblesime, unustasime vahele tõmbamata. Aga teeme siis jälle sõlmi. Nii, tõmbame sõlme sinna lähemale ja võime lühemaks ka lõigata niiviisi. Aga kontrollime teised nurgad ka üle, et vaatame kõik üle. Aha, siin on sõlm olemas. Siin on ka sõlm olemas, aga ma lõikan natuke lühemaks. Niiviisi. Nii, ja nüüd keerame õiget pidi. Meie padjapöör on ju pahempidi praegu üleni. Keerame õiget pidi. Et oluline, et nurgad jääks ilusad teravad, siis surume näpuga siit padjapüüri seest, näete, et nii kaua surume, kuni meil jääb selline ilus terav nurk siia, et siis jääb padjapöör kena. Nii, siit täpselt samamoodi. Aha, see ei taha ilus terav jääda, siis proovime uuesti. Et võib-olla kuidas uuesti teha, võib-olla voltimismeetod on head, et näed, hoian küünega seda õmblusvaru kinni ja siis lükkan välja. Ja siis näete, jääb kohe ilus terav nurk, nägite, väga terav jäi. Nii, 2 nurka on tehtud ja aga ülejäänud 2 nurka. Et ütleme, et hästi õnnestunud on padjapöör siis ka, kui see vahelite osa siin sees nüüd, et siia mingit hammast ei jää ega siia. Näete, meil ei ole mingit hammast, siin on kõik tasane, et siis on hästi õmmeldud. Ja kui vaatame nüüd üldmuljet, siis 2 satsiga padjapöör. Päris kena.